Tere tulemast vaatama Eesti meistrivõistluse discgolfis 2021 Hiiumaal, Randmäe talu. Meil on 3. ring, meil on FPO ehk naiste leadcard. Minu nimi on Markus Tvineninov ning koos minuga siin täna on Silja Madisson. Tervitused! Tervitused kõikidele vaatajatele ka minu poolt. Näeme juba ekraanidel ka meie liidergrupi mängijaid ja natukene ka taustal ilma. Esimesena läheb peale Keiti Tätte, kelle hetkeskoor on -3. Ilus reiting tal ka, 922. Teisena Kristin Tattar Latitude'ist, reitingu 976 ning hetkeskooriga +9. Kolmandana stardib Kaidi Alsalu hetke reitinguga 908 ja skooriga +14. Ja viimasena selle kaardi ehk siis naiste leadcardi tõmbab kokku Kersti Miller reitingu 864 ja hetkeskooriga +17. Ehk põhimõtteliselt võib hetkel öelda, et esi 3, esi 4 on juba tegelikult päris suurte numbriliste vahedega. Ja esimene rada, par 3, 59 meetrit. Tegu on siis saare rajaga, kui jääd nii-öelda saarest välja poole, siis on drop zone ning drop zone'ist juba omakorda korvi ründama minna, võiks öelda, on päris ebameeldiv, kui mitte, et isegi halvema ilma korral võimatu. Aastal 2021 Hiiumaal kätte on jõudnud 3. päev, moving day. Kohe läheb rajale FPO divisioni liider pool. Ja esimesel läheb oma viset tegema hetke liider Keiti Tätte. Ja Keiti ehk siis praeguse liidri juhatas siis Romet Keskla ehk võistluse tournament direktor. Ja esimene rada, esimene vise, võib-olla väike pinge on sees ja jääbki natukene lühikeseks. Teisena palun tiialale Kristin Tattar. Ja Keiti ning Tattari visete vahe on hetkel juba tegelikult 12 viset, mis on, ütleme, päris palju, et kuigi mõlemad rajad siin võivad olla nii-öelda päris ohtlikud, nagu me ka hetkel näeme, et ka Kristinil ei maandu see kahjuks ringi sees. Siis vahe on ikkagi päris suur. Sünnipäevaks! Aga Kaidi ja Kristini vahe samas on ütleme 5 viset, mis võib siin radadel nii-öelda paari rajaga juba muutuda, kuivõrd metsas on palju puid ja on tuul, on vihm vahelduvõiduga. Randmäe rajal on ka väga palju OB-sid ja minu arust just see OB-dega mängimine, mis on väga lähedal korvile ja kui palju on ka tuult, siis väga äkitsi võib juhtuda see, et tekib 2-punktine vahe. Absoluutselt. Ja viimasena siis tiil Kersti Miller. Kas saab saarele ilusti? Pisut julgem vise kui Keitil. Just, et siin ongi niimoodi, et lähed natuke pikaks, oled vees, jätad natuke lühikeseks, oled OB-s. Et kuigi rada ei ole tegelikult pikk, siis alguses ikka selline väike võib-olla sabin näpu otstes kuskil on ja ei tule päris võib-olla selline standardvise. Ja nüüd näeme siin, jah, Kristin andis väga hea nii-öelda runni sellele parri päästele sealt drop zone'ist, aga jäi natukene puudu, aga samas ei läinud OB-sse ehk et kõik lõpuks hetkel ikkagi hästi veel sellega. Kaidil on suur võimalus siin võtta punkte järgi. Võt see on korralik selline enesekindluse kasvataja kohe alguses endale ja sisse tõmmata ja siit edasi minna, et see võiks nüüd mõnus hoo anda küll. Jah, Tattarile nii-öelda lihtne bogey, mis oleks halvemal juhul võinud ka lõppeda double bogey või millegi veelgi halvemaga, et lühike rada, aga võib saada päris saatuslikuks, kui kohe minna väga julgelt nende lahendama. Aga Kerstile tavaline par ning Tätte samamoodi bogey esimese teise koha vahe jääb samaks ja midagi ei muutu. Ja teine rada, 105 meetrit ja siin on nüüd valik kahte moodi. Kas nagu me näeme, siit droon läheb paremalt poolt
tagakäega või siis tegelikkuses ka vasakut poolt nii-öelda ma ütleks grammik küll läbi puude ehk et natuke rohkem peab õnne olema, et sealt vasakult läbi pääseda, kus juba kaadris on ka näha päris palju puid. Aga mõlemad liinid on olemas ja tegelikult on tegu selline suhteliselt, kuidas ma ütlen, otsekohese viskaga, et siin ei pea tegema mingisuguseid trikke, siin ei pea midagi väänama, üle suruma, et nii-öelda haiser vise tagant käele ja las ta skipib sinna sisse, täpselt nii nagu Kaidi näitab. Lihtsalt natuke pikem vise oleks ideaalne, aga ma arvan, et seegi juba on super nii-öelda tulemus. Sellega ma olen nõus, et siit tagakäega paremakäelistel minna on täitsa loogiline, aga see teine koridor on minu jaoks ikkagi veel müstika, ei ole ma näinud seda. Ei, ta ei olegi kindlasti nii-öelda üleli loogiline, aga ta on nagu võimalik, et ma olen näinud sealt inimesi minemas. Mina ise sealt ka ei läinud, aga ma tean inimesi, kes on läinud. Nii, ja vahepeal siin siis tättevise. Natukene lõikas just. Jah, ainukene võib-olla siis selline asi, mida justkui ei tohikski teha, ongi jääda siin siis esimestesse puudesse kinni, et viska pigem kas või pikaks sinna taha, aga ära jää siia esimesse või nii-öelda teise mändi. Samas on siin ka risk see, et paremalt jookseb OB ja kui seal see tuul natukene mängima hakkab kettaga, siis on see ka pahandus. Absoluutselt, et siin juba me näeme mere pealt tulevat tuult, mis üldiselt puhub siin piltiga jumal teab mis suunast, nii palju kui mina olen aru saanud. et iga kord pead uuesti tutvuma selle tuule situatsiooniga ja me näeme, et Tatar ongi, ütleme nii, mitte kõige meeldivamas kohas ja mitte kõige meeldivam tulemus ausalt öeldes tema jaoks hetkel. Et leiab sealt ühe puu üles ja tätte samamoodi nii-öelda ei tundugi lihtsam koht olevat. Ja väga ühte mängu mängivad täna. Vähemalt need 2 rada on küll olnud. Mõlemad puud on leitud ja nüüd on vaja putima hakata, aga Kersti saab siit pikka pöördit proovida. Ja tõenäoliselt lihtsalt otsustas tegelikult alla visata, et kuivõrd nägi, et konkurendid juba peavad siin üldse parri pärast maadlema, siis pole vaja endale tekitada lisapingeid ja visata pigem otsa alla. Ja Keiti ongi siit tõenäoliselt võtmas siis kahjuks hetkel parri, aga Kaidil on võimalus pöördile. Ja grammikene madalam. Kaidil üldiselt on väga hea putt, aga see tõesti natuke madalaks jäi, samas on tal algus väga hästi läinud ja ma usun, et enesekindlust jäi ikkagi alles ka peale seda putti. Ja Tataril väga nii-öelda tarvilik parr siit, et vähendada vahet Keitiga, mis nüüd on siis kohe minemas 11 viske peale, ma ei eksi. Ja Kersti lihtne nii-öelda parri täppin. Ja tättele siit kahjuks põugi ja liigub -1 peale. Nii, 3. rada, 67 meetrit ja ilus suvine kaader. Meil need tingimused kahjuks päris nii suvised ei olnud. Nagu me näeme siin kaadris ka puud liiguvad, siis tuult siin rajal ka jagub külje pealt otse tagant eest, kust iganes. Ja tähtis on saada 2 puu vahelt täpselt läbi, mis auk on, ma arvan, selline 2,5 meetrine ja tuleb ta vast umbes 40 meetri peal mängu. Et nagu me näeme, siis see on ikka nii-öelda tunnelite tunnel, et kui siin eksid, siis kuskile siit nii-öelda jõuda väga ei pruugi, et seal puude juures ja loodad, et saad kuidagi korvi alla nii-öelda visata või läheneda. Ka oluline on ka see, et sellist kitsast käppi tabada, sa pead tegema julge viske, samas ei tohi kindlasti siin pikaks minna, sellepärast, et korvi taga üsna kiirelt tuleb ka OB mängu. Ja. Aga ma arvan, et nagu mängijana mõeldes, kuivõrd esimene eesmärk on kindlasti tabada käppi, siis kõik, mis tuleb hiljem on boonus, sest kui sa oled korvi taga kas või isegi OB-s, siis vise tegelikult ikkagi õnnestus, võiks öelda, lihtsalt sa saad siis 4 meetri pealt sisse täppida kahjuks parri, mitte pöördit. Ma kindlasti valiksin tagumise OB enne kui esimesed puud. Tõsi, loogik on sees. Ja näeme, et ikkagi kahjuks läbi see ei läinud. Ja Kaidil ongi siin jäänud selline 35 meetrit umbkaudu lähenemine ja väga ilusti
ja otse korvi alla. Et nüüd, mis võib juhtuda sealt lähenedes, ongi see, et kui nüüd siin pikaks panna 4 meetrit või rohkem, siis oled tegelikult OB-s ja see on see, mida nüüd ei taha, on ju. Et lähened ja siis juhtub nii-öelda pahandust tulema. Jah, kena lähenemine ettelt. Et hetkel tundub, et on võib-olla grammikene vähem selle tuult siin puud niimoodi ja jõutsu edasi tagasi ja lipp korvil seisab. Kersti tundus, et natuke nagu püüdis minna. Jah, ei täpselt ei saanudki aru, aga mis sees see sees? Jah. et lõpuks on tähtis see, et ketas maandub korvis. Tõenäoliselt korraks võis ikkagi hinge kinni võtta. Jah, kindlasti natukene pani südame põksuma. Ehk siis Tatarile siit ainukene pöördi tulemas ja teised lahkuvad parridega, mis on siit rajalt täiesti okei. Nii, 4. korv, 142 meetrit ja par 4, esimene par 4 siis. Ja ka esimene rada üle vee ehk täitsa mere ääres, kus võib olla tuult jällegi nii kõrvalt, otse selle tagant, pealt alt või ka maa seest. Ehk esimene vise on vaja saada selline 60, 70, 80 meetrit sinna eelnema selle ilusa muruplassi peale ja siis siin meil on ka külje peal oobe, taga oobe ja ees vesi. Ehk siis lähenemine on ka, ma arvan, ütleme selline vastavalt esimese viski kaugusest umbes 70 meetrit. Ja Tatarilt väga ilus, väga peenelt sinna vee äärde pargitud, et ma ei tea, kas ta soovis nii kaugele minna, aga ma arvan, et ta nii palju närvikõidi endale ei soovinud. Ta tiiala pealt küll seda rolli ei näinud, aga tõenäoliselt, aga ütleme nii, et oleks soovinud ka 5 meetrit lühem tõenäoliselt. Aga igal juhul on ideaalne koht edasi minemiseks, väike lühike vise üle järve, aga väga täpselt tuleb seal tuult lugeda. Jaa, et mis siin ainukene viga, mida teha ei tohi, on siis, ütleme, vasakul me oleme 2 kaske, et jääda nende emma kumba taha, et pigem visata julgelt sinna paremale poole, kas siis taguriga või eeskäega tõmmata üldse otse sinna kaskede peale, et siis feidibki nii-öelda paremale juba ära ja paremal tegelikult on ruumi ilmatu palju. Et seal suurt vahet ei ole, et sa 5 meetrit siin või 10 meetrit seal, et läheneda saab mõlemat pidi laias lastus sinna korvile. Ja ütleme nii, et suurtele kätele, kui siin tuult ja asja ei ole, siis tegelikult on võimalus minna otse ründama korvi, et samal ringil Albert Tamm nii-öelda MPO klassist läks ründama ja sai green hiti ja sai ka iigli kätte. Kas see ei olnud järgmisel rajal? Ei, see oli siin rajal, sest ta sai iigli, aga vahepeal näeme, et Kaidil juhtub nüüd täpselt see, oli tõesti siin, jah. Et läheneb OB-sse, kuivõrd me näeme, et tuul on täpselt tema paremalt käelt ja ta andis siis tagant käega sellele tuulele nii-öelda ketta põhja, ehk siis tuul võttis sellest võimalusest kinni ja hakkas seda ketast kohe kandma. Et peab arvestama päris palju selle, kui palju see tuul seda ketast võib lükata. Aga võt siin ongi, et see, kuhu nüüd Kersti täpselt viskas, eks ju, et see võiks olla ideaalne koht, kuhu see ketas teele panna, arvestades, et see tuul sealt natuke lükkab, aga võib sinna takerduda ja seejärel ei saa enam nii lihtsasti puttida. Paljud mängijad tegelikult, see vist nüüd jäi seifi, aga paljud mängijad tihtipeale võtavadki vähemalt eile selle suunaks endale need kased, mis siin paremal paistavad, et visata neisse ja kui jääb kinni, siis on vähemalt versioon puttida, aga ei juhtu seda, et lähen siis vasakul OB-sse või võtan karistuse. Et nagu tegelikult ka Tatar näitas, siis selle tuulega on minu arvates kordadest nagu taktikaliselt loogilisem minna eeskäega, kuivõrd see siis kukub tuulele vastu ja tuul ei mõjuta seda nii palju. Aga alati ei ole neid viskeid kõigil nagu
kohe võtta, Just. et igal pool vormistada ja teha. Tattaril tundub siin olema pigem lihtne pöördi. Miller taaskord viskas alla ja Tätte läks proovima, aga hetkel mitte, et kui ma ei eksid, all oli ka siis pöördi nii-öelda run tegelikult. Hopsti vastu tuult julge spinniga minema ja õnneks praegu jäi see lipp ette, et muidu oleks võinud triivida natuke kaugemale. Jah, võrdlemisi lihtne parr Kerstile, et ma arvan, et siin rajal tegelikult võeti oma nagu ka pöördisid, et tegu võis olla võib-olla sellise lihtsama rajaga, kuigi siin tuul ja OB-d nagu mängivad päris palju, aga ja raskusastmelt on ta tõesti üks lahjemaid nii-öelda, et või mitte nüüd väga lahja, aga mitte ka kõige raskem kindlasti, et selline, mis ta on siis? Keskmine. Oot. Kui ta näitab number 6, siin jooksevad minu jaoks numbrid tagurpidi, aga senikaua, kuni me selgitame seda välja, siis on meil 5. korv 116 meetrit ja par 3 selline inglise keeles siis kidney, eesti keeles siis, mis see on meil? Mingisugune inimorgan igatahes. ja keerab siis vasakult poolt nii-öelda ja paremale sisse ja korvi ümber on tegelikult suhteliselt vähe ruumi, et võtaks, et võib-olla 10 meetrit igas suunas. Siin on siis võimalus kas minna otse korvi ründama üle nii-öelda OB, sest OB läheb siit paremalt diagonaalis vasakule mere suunas, või mängida safe'i sinna vasakule poole, et siis läheneda korvile, nagu üritas praegu teha Tattar, aga kahjuks täitsa skipis ära. Et see on nagu huvitav, kus ma ütlen green ka selles suhtes, et siin on muru ja liiv vaheldumisi, ehk siis liiva peale võiks eeldada, et ei teki skipi, aga muru pealt mõnikord saab sealt väga suure skipi, et siin on täpselt nii, et need, kes lähevad ründama, võivad õnnelikult jõuda otse korvile ja jääda ka sinna liivasesse korvi alla, või siis saada ka meeletu skipi ja lennata otse OB-sse. Et naised siin kõik mängivad praegu, ma vaatan, targalt seifi, mis on, ma arvan, igal juhul tark tegu, kui siin ajal puhub tuul ja üldiselt siin puhub tuul. Et siis läheneda küll, aga mitmed mehed, ma tean, üritasid rünnata ja kes ei kohe OB-sse pidi siit samast lähenema või kes viskas üle korvi lihtsalt lootuses, et äkki jääb korvi juurde ja sai siis korvi juures proovida. Et mina mängisin küll mõlemad korrad seifi ja ei hakanud üldse oma tundeid siin kulutama üleliia. Aga naised jah, nüüd Kaidi jäi ilusti seifi. Vahepeal tuvastasin ära ka selle raskusastme ja eelmine korv oli tõesti üks lahjemaid, kuid praegu mängitav korv on raskuselt teine. Mängis tervelt ühe viske üle parri. Ehk siis kui võtsid parri, siis olid juba suures võidus, võiks siis oli päris hea. Ja. Et tihti on enne võistlust seda enda raskele öelda, kuigi saad aru, et siin ei ole mõtet minna ründama, aga ikka discgolferi loomuses natuke on see, et äkki täna on see päev, kui ma nüüd selle viskiga õnnestun ja mõnikord õnnestudki ja ongi väga, väga hea tunne, aga tihti piisab väiksest veast ja tuju võib-olla on läinud ja siis on üldse raske ennast nii-öelda tagasi hoida. Aga siit jääb lühikeseks lähenemine Tättel hetkel ja Kaidil jäi ka väga napilt enne sisse seal ümber OB dokki vaikselt joonistas. Ja näeme, et Tattar mõõdab siin meetri sisse OB-st ja on küll päris lähedal juba korvile, aga kindlasti nii lähedal esimesega otseselt ei pea viskama, kui see ketas OB-sse lendab. Et võib natuke lühemalt visata ja seifimalt mängida, aga seekord kahjuks niimoodi. Ja Tätte peaksin muuttima nüüd parri natuke alla 10 meetri. Ja seal on kindlasti tuul, nagu me näeme, selline vahelduv edu ka, et vahepeal puhub päris tublisti. Ja seekord oli ta suhteliselt nii-öelda otse näkku see tuul. Kaidi juba teist korda väga julgelt siin tuulega läheb, aga kui ei proovi, ega siis ei saagi. Jah, ja kui mõnikord on tunne hea, siis läheb igalt poolt, et siis ei olegi midagi tagasi hoida. Et võib-olla Kaidi siin ka tunneb, et ta ikkagi püüab Kristinit, et tal ei ole midagi tagasi hoida, teades, et kui Kristin nii-öelda oma teise, kolmanda või ka 5. käigu sisse saab, siis on väga raske juba püüda. Et hetkel Kaidil on nagu võimalusi olnud, võiks öelda, et võtta vaikselt tagasi, sest et praegusel hetkel rajal on ikkagi veel ligem 30 korvi minna ja ruumi on eksida küll veel või õnnestuda.
just, ja ega tagantpoolt teevad ka siin naised mängu, peab ka neid jälgima. Ja. Miski pole kindel ega turvaline veel. Absoluutselt, eriti nendel radadel ja nende ilmadega siin. Aga korv 6, taaskord par 4 ja 170 meetrit ilus platsi peal olev rada ja ka ilusa tuulega tihti. Et siin on siis vahepeal see tee, mis me näeme siit eest minemas, on OB ja peale seda algab siis hasardiala ehk siis korvi ümber on jälle umbes 10-meetrine ring. Kui sinna ringi ei jõua teise või esimese või kolmanda viskega või neljandaga, siis viskad kus iganes ketas maandub ja saad ka kohe karistuse juurde. Ehk et siin on võib-olla taktika siis esimene vise visata kuskil kas või 100 meetri peale või isegi vähem ja siis proovida läheneda sinna nii-öelda saare peale. Aga selle kõik teeb huvitavaks ja raskeks see tuul. Ma ütleks, et see fairway õnneks liiga kitsas ei ole, et natuke ikkagi on ruumi seal lasta tuulel mängida kettega, aga jah, tõesti, kui midagi ekstreemselt halba juhtub, siis juba on kindlasti pahandus. Ja praegu on siin selline paremalt vasakule tuul, ehk siis täpselt sellised tagantkäe visked, mis ja tagantkäe mängijad peavad üle suruma, on küllaldki ebameeldivad, nagu me näeme Kerstil ka, see ketas ei lähe üle, sest et sa ei taha liiga palju üle keerata, kuna sa võid keeratada cut-rolli, siis jõuda jällegi OB-sse. Ja kui üldse ei keera, siis juhtub see, mis Kerstil. Et ütleme nii, et tagantkäe mängijana tuleb usaldada oma viset siin, oma oskusi ja lihtsalt minna viskama. Et kindlasti Kristinil eestkäe sellele võimekusega, mis ta siin praegu näitas, Serada, ma arvan, võtab paar nii-öelda ohuallikat kohe välja, kuivõrd tagantkäega ta on selle tuulega grammikene raskem. Aga enamasti ma olen aru saanud, puhub seal ikkagi mere poolt, et kolmandal päeval vist oligi selline imelik teiselt poolt tuul. Ja esimesel päeval, esimesel ringil tähendab seal oli siis hoopiski teistpidi tuul ja nüüd siis kolmandal päeval oli jah täitsa nii-öelda siis sealt korvi suunast, kuhu nad praegu viskavad põhimõtteliselt tuul. Et nii nad räägivad, et tihti mere pealt, aga siiamaani mina veel näinud ei ole. Okay. Selline müsteeriline tuul siin. Eks seda vaba ruumi on nii palju, et see tuul keerutab ka küllaltki palju ja sel päeval oli ka palju hetki, kus tuul üldse paariks sekundiks täiesti vaibus, eks ju. Et selline puhanguti trikitamine käis. Nii. Ja näeme siin seda Ai, kui napilt. Ja seda saarekest, kus jäi nüüd kaidil mõni meeter ainult puudu. Samas on täiesti puutitav distants veel, et võib ära päästa küll. Et raske täpselt öelda, kui kaugelt nad seda teist viset teevad, aga no tättelt perfektne vise võiks öelda. Ja. Et siin nägime jälle, sai õige murulapi ja tuli see skip ka sealt. Ja näeme, et Tatar kasutab moodsaid tehnilisi abivahendeid. Just. Ja mõõtis omale tõenäoliselt siis teatud distantsi välja, valis sobilik ketta ja tulemuseks on tagantkäe haiser ja jääb natuke liiga paremale kandma. Ja oleks käinud vist grammikene lühikeseks, võib-olla oleks napilt sisse jõudnud, aga tõenäoliselt see liin, mis ta viskas, oli natuke liiga otsekorvile peale. Ja kuna on ka tegelikult ju vastu tuul, siis kettad ei kipu nii kaugele lendama kui tavaliselt. Ja platsi peal võib olla küllaltki raske tihti selle distantsi hinnata. Ja täpselt sama eksimus Milleri poolt. Ütleme nii, et tuulevabal ilman tõenäoliselt oleks mõlemad need visked pigem lennanud sinna saare peale, aga tõenäoliselt hetkel see tuul tegi oma töö. Ja Tatar siit 4 päästmas. Putib vastu tuult ja võtab ilusti selle ketta alla ja kandma. Siin, kui nüüd lähed hästi julgesti tugevasti ka ründama, siis võibki juhtuda see, et oled teisel pool 6, 7, 8 peal ja see parr või see bogey isegi jääb juba nii-öelda küsimärgiga. Et siin võib väga lihtsalt see olukord minna pikaks puttimiseks ja siis on juba päris raske endaga toime tulla tihti. Kersti vahepeal viskas väga selgelt turvaliselt alla. Keitil ei olnud väga pikk putt, aga eksis siiski ja võttis lõpuks. Võttis parri. Parri, jah. Ta ju puttis pöördit. Ta oli täitsa lähedal seal. Just.
et temale mingisuguseid otseseid punaseid numbreid Kahjustust ei tekkinud jah, kuigi iga vise on kahjustus, mida sa teed lahislastes on ju, olgu ta punane, valge, kollane, roheline seal skoorkaardil. Aga Tatar võttis jah siin justkui põugi nagunii, et siis ühe viske võrra Keiti kasvatas oma edu. Aga 7. korv, taaskord paar 4, 3. paar 4 siis järjest hetkel, teine. Ja 178 meetrit ja siin me näeme on siis Mando ava, mida peab tabama, vasakul paremal on kased, küllaltki väike auk, võib-olla selline 8-meetrine. Ja siis on vaja keerata vasakule ja võtta suund sinna suure puu kõrvale, kus ka paremalt ette on muidugi tiik, et asi oleks liiga lihtne, umbes 6 meetri peal. Ja nii lihtne see rada ongi, midagi raskemat ei ole. Et esimese viskena tegelikult on lihtsalt vaja sinna augu suunda saada ennast ja ütleme nii, et pöördi on siin ikkagi väga ja ma ei kujuta ette palju üldse neid pöördisi võeti hetkel. Et naiste klassis võib-olla isegi mitte ühtegi, aga ärme alahinda. Et siin on vaja ikkagi perfektset viset sinna augu ette, et siis rünnata, kui üldse see ründamine on nagu vajalik. Et see korvi ümbrus on seal ikka päris kitsuke, et ma ise kindlasti, mitte kindlasti, vaid ei läinudki seda kordagi ründama, kuigi mul teisel ringil oleks just võimalus olnud, aga ei tundunud see kuidagi vajalik, et mängida seal selle võimalusega, et ma olen kas seal vees, nii kuskil puu otsas. Naistel kindlasti ei tohiks tulla mõttesse, et rünnata kusagilt siit vahet veel, sellepärast et isegi kui teed mega haiseri viske, tegelikult ei pruugi sinna korvini üldse jõuda. Ja on tõesti väga suur risk. Ja. Kuigi tegelikult ütleme sealt Mando lähistelt ei ole vist teatavasti enam väga pikk maa sinna korvini, et ta lihtsalt läheb küllaltki vasakule päris palju, et seal on vaja visata see ketas kõrgele ja anda talle nagu seda õhku, aga kui üleval on tuul, siis see juba seab väga palju küsimärke, eks ju. Et siiamaani, kui ma ei eksi, on kõik visetega täitsa liiderpuuri vääriliselt hakkama saanud, et Kersti võib-olla jätab grammikene lühikeseks siin, et kuivõrd siin on suur plats, siis iseenest võiks minna täitsa jõuga viskama, ma arvan, naiste puhul ei tohiks väga palju probleemiks tulla, et nad võib-olla sinna metsa täitsa ennast kinni viskavad. Aga just hakkasin ütlema, et ilusti puhtalt läbi. Jah, ma mõtlesin ka, et mis ma siin seletan, et kui ilusti läbi viskab, siis pole mingit küsimust. Aga sealt saab väga kenasti edasi minna juba. Sealt saab, et kui lähenemine on sel päeval nagu... Ja Kaidil on päris keeruline nurk siin. Aga mis nüüd... Mis sealt sai? Vist sai selle teise Mando puu, mulle tundus vähemalt siit kaugelt ja ei saa ka Keiti siit kahjuks läbi esimesega, ei tea nüüd kummalt poolt ta läks, või kuhu poole ta jäi, aga Tataril on nüüd põhimõtteliselt tegelikult mulle tundub selline koht, kus tema saaks minna ründama ja ma arvan, et seda teeb ka tegelikult, sest et tal pole siin midagi hetkel vaja kinni hoida, ja sealt selles mõttes saab pika putiga proovida, et ka mina ise pigem võtsin selle sisukoha, et ma kindlasti taban kindlasti taban käppi siin praegu see kindlasti tabamine kahjuks ei toiminud. Nii, ja Kerstilt selline 65 meetrit umbkaudu lähenemine ja natukene jääb lühikeseks, et siin tulebki mängu see vasakul puu, paremal vesi, ta on küll lähedal 65 meetrit, aga kui ma ei tea, sajab vihma, on tuul ja võib-olla pole kõik visked enne õnnestunud, siis ja väga enesekindel peab olema. Küllaltki pähe ronida, jah, et aga tundub, et Keiti tabas esimesega ikkagi õigesti seda Mandode auku. Aga siin paistab ka kahjuks selline põugi praegu tulemas. Mulle tundus, kas ma nägin valesti, et Kaidi vise läks küll ikkagi valelt poolt Mandot, aga võib-olla siis mitte. Ju siis mitte. Kui nemad sealt poolt vaatasid, siis nemad seda otsustasid ja nii see oli. Aga Keiti viskab alla ja peaks tulema nii-öelda lihtne põugi. Aga tundub, et ma ei saanudki nüüd aru, kas Tatar tegelikult
üritas minna lihtsalt see ketas libises käest välja või ta ikkagi läks parri võtma, sest just kui Keiti võtab põugi, et ta saab ühe viske juba nagunii tagasi, aga väga ilus katse Kaidilt, et praegu need putid on tal joone peal olnud ja lihtsalt natuke madalad või natuke siia-sinna kergelt nii-öelda korvist möödas, aga ma arvan, et tunne on tal pigem selline, et natukene veel ja saame sisse. Kersti ka tegi väga tubli katse oma ketas korvi saada, aga põrkas ikkagi välja kahjuks, tema kahjuks. Nii, ja siit tuleb siis põugi Keitile. Keiti peale siiamaani kahjuks ühtegi pöördit saanud, et tal oli tegelikult eelmisel ju võimalus, aga kahjuks selleks nii-öelda puti nahka. Ja vahe Keiti ja Tatari vahel praegu on 9 viset, et natukene on Tatar suutnud vähendada 4 viskega tegelikult ringi algust, kui ma ei eksi, et kui sellise rütmiga jätkab, siis võib Keiti kätte saada küll. Aga 8. korv, par 3 ja 100 meetrit ja kuidas ma ütlen, päris raske rada, et pöördit saada, aga pigem lihtne rada, et parri saada, et selline raske par 3 pöördi jaoks, et pikalt peab veidima see eeskäsi või tagantkäsi, et jõuda siis korvini ja puid on ka omajagu siin kohe tiilt visates ees, et kõigepealt on vaja sealt läbi saada, eeskäega on vaja saada küllaltki kõrge ja selline kandev vise, et kui see nüüd hakkaks tulema, siis see võib väga hea olla. Super vise Kristini poolt. Ma ütleks ka, et kui sealt ikkagi läbi saab, siis on juba väga hästi. Ja, et ma arvan, et Kristin võib sellega väga rahul olla. Ja kena tutakas Keitilt, aga natuke liiga palju üle. Et siin ongi täpselt nüüd selline jump put või väike lähenemine alla ja võtta 3 ja mine edasi. Et ka Tataril ei jäänud tegelikult lihtne puut, et vist päris 10 sisse ei jõudnud, aga saab nagu proovida. Ja Kerstilt tagant käega, et siin jah, nüüd hakkab see metsakene oma hambaid näitama, et nüüd me oleme tegelikult jõudmas ju sellisesse, kuidas ma ütlen siis, raja osasse, kus puud tulevad mängu, kitsad rajad, OB-d ja võib väga kiiresti asi minna väga ebameeldivaks. Ja. Aga väga ilusa liiniga Kaidi tabab seda viset ja saab sinna 20 meetri juurde, et kui seal mingisugune auk on, saab kaugelt proovida, tema kindlasti proovib ja annab sellele kena nii-öelda ranni ka. Aga Kerstil on nüüd siin korralikult nikerdada, et tuleb oma Swiss Army Knife välja võtta ja lahendada olukord paremal võimalikul viisil. Tahtis ilmselt nendest üle visata, läks läbi, aga võttis hoo korralikult maha. Ja, et siit on pigem põugi paistmas kahjuks. Tundub, et tuleb väike eeskäe põks ümber selle kuuse või siit kuuskõlede vahelt otse korvile hoopis jõuga julgelt. Ja on nüüd siin, ütleme, 7 meetri peal. Nii, see on siis meil Keiti ava, eks ju. Ja, siit ongi väike lähenemine. Ja. Et ütleme 2 ringi peale ma isegi siit rajalt ei näinud ühtegi pöördit, olidki sellised pikad võimalused, 14-15 meetrit. Et kindlasti siit keegi võttis, aga küllaltki vähe kuuldavasti, kui ma ei eksi, esimene päev äkki oli see 4 pöördit. Ja 3. päev, mis meil võis olla, jäin kohe vastuse võlgu, aga Kristinil on võimalus siin võtta 1 ja võttis. Hopsti. Ja see pidi olema ringist väljas, aga väga kindel putt ilusti sinna kettide keskele ja rahulikult pöördigi minema ja see oli ka naiste ainukene pöördi, mis siit rajalt võeti. Et jah, ka open klassis oli neid pöördis ikkagi väga, väga vähe. Nii, ja Keitile par. Ja Kersti vahepeal siin ja tegi 1 katse ja tegi 1 veel. Ja Kaidi siit maha parriga. Et ütleme nii, et esi 4 vahed on päris suured hetkel. Aga 9. korv,
101 meetrit ja nagu ma ütlesin, see mets läheb aina tihedamaks, kitsamaks ja tunnelid tulevad mängu, et siin on nii paremal vasakul palju puid, tuleb tabada otse seda sama väikest käppi, mida mööda see troonikene sõidab ja jõuda see korvi juurde, aga see ei ole kõik, korvi taga 4 meetri peal mõlemal pool on ka OB, sest seal on väiksed ojad või kraavid. Ehk siis võid jällegi panna ideaalse viske, nagu oli meil 3. rajal, aga võid selle ideaalse viskega jõuda ka korvi taha kohe OB-sse. Just nimelt, see võib vahetevahel ikka täitsa marru ajada, et sa annad endast tõesti kõik ja siis tuleb keegi ütleb no. Et siin rajal tegelikult, ütleme nii, on tähtis see, et lihtsalt püsida fairway peal. Et saad selle Birdi versiooni vaate jumala eest väga hea, super hea, ma ütleks isegi. Aga pigem tähtis see, et jõua kas või 50-60 meetrit sinna fairway poole ja sa siis olgu sul siis see võimalus astuda välja fairway peale või läheneda, aga kui sul seda võimalust ei ole, lendad sa paremale vasakule natuke liiga sügavale, siis jällegi võib see asi minna päris kiiresti, päris kurvaks. Kaidi siin laiutas käsi, et ilmselt pidi ketas vähe rohkem flippama, aga ei teinud seda. See ketas võis katki olla siis võib-olla. Ja Keiti ka püüdis väga ilusti seda väikest S-i seal tabada, aga läks ketas natuke rohkem üle kui... Väga ilus. Aga see on... Vise Kerstilt hästi pehme ja tõenäoliselt tegu päris lahja kettaga, et oleks natukene veel üle läinud, oleks võinud olla isegi suurepärane sooritus. Aga sealt distantsilt juba, ma arvan, ütleme ise ma läheks juba südamerahuga sinna, et küll ma midagi ikka leian ja korvi juurde seal saan, et Keitil on siin vaja raskematest asenditest ennast tõestada, aga see tuleb väga... See on nii tore, kui sa kaugelt näed juba, et ketas on niimoodi liini peal, et kohe ta jõuab korvi juurde, kohe ta kukub äkki sinna sisse. No Keit ja viimasel ajal kaugelt tabamistega hoos. Jah, et räägime siin Euroopa meistrikatest, kus ta lähenes ikka väga kaugelt ühel rajal sisse. Et käsi on soe ja praegu väga hästi vastu alarauda, et sealt muidugi oleks võinud see asi lõppeda ka kurvalt, ja siin on ju OB kohe taga, väike roll õnnetud OB-sse ja siis saab sellest esmasest rõõmust selline, et miks, mis ma nüüd nagu valesti tegin. Just, ja kui rääkida veel kaugetest sissepanemistest, siis ega enne Euroopakaid oli veel Alutagus Open, kus Keiti tõmbas ka umbes üle 100 midagi sisse. Oli tõesti vist ja tegu oli iigliga, mis ta sai, jah. Nii et ikka väga soensa käsi. Aga vahepeal käis siin üks ketas väga ligidalt OB-d nuusutamas. Ja kas tõesti... Ja siit isegi vist tuli ära. Tuleb mängu see väga lähedal olev OB, et mõõdavad siin nüüd. Ja vaatame, mis nad välja mõõdavad. Ja siit poolt oli kindel see. Vist ikkagi mis me talle saame? Parri. Ehk siis ikkagi jäi seifi. Et läks seekord hästi õnneks. Parr Kerstile, parr Keitile. Parriga siit on, ma arvan, väga okei lahkuda, et jah. Oleks. Ja. Aga seekord kahjuks double bogey ehk kahekordne viga või lisa. Ja Kaidi liigub sellega lähemale Kerstile. Kersti võtab talt kohe 2 viset maha ehk et Kersti siin vaatab Kaidile selle tagant juba päris lähedalt. Aga see oli meil esimesed 9 korvi, 3. ring, 2021 Eesti meistrivõistlused discgolfis. Tulge ja vaadake meiega koos ka viimaseid 9 korvi, sest pingeid jagub. Mina tänan teid ja kohtume järgmistel radadel. Kohtumiseni!